Iraan läks endast välja pärast Iisraeli ränka vastulööki, sulges osa oma õhuruumist, tühistas lennud üle kogu riigi ja pani Lähis-Ida taas sõjahäirele. Sel esmaspäeval 8. juunil aastal 2026 Pinjete kasv algas pärast seda, kui Iraani raketid lasti Iisraeli pihta vastuseks Iisraeli rünnakutele. Seotud Hezbollah'ga Liibanonis. Iisraeli vastus tuli pommitamistega Iraani sees asuvate sihtmärkide pihta. Kui Donald Trump sekkus kriisi, et takistada Netanyahul vastust veelgi suuremaks rünnakuks muutmast, siis mis tegelikult juhtus? Miks Iraan sulges oma õhuruumi? Kuidas Trump suutis veelgi suuremat sõda ära hoida? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Iisrael vastas Iraani raketirünnakutele, rünnakutega Iraani territooriumil. Viimaste andmete kohaselt tabasid pommitamised riigi kesk- ja lääneosas asuvaid piirkondi, sealhulgas sõjatööstusega seotud rajatisi. Iisraeli valitsus käsitles seda tegevust otsese vastusena Teherani poolt Iisraeli territooriumile lastud rakettidele. Iraan püüdis kujutada pealetungi kättemaksuna Iisraeli rünnakute eest Liibanonis, kuid olukord pöördus režiimi enda kahjuks, kui Iisrael näitas, et ei jää uue raketilaine ees käed rüpes istuma. Tõsisem samm järgnes kohe pärast seda. Iraan tühistas kõik lennud riigis kuni edasise korralduseni pärast ametlikku teadet tsiviillennunduse ametilt. Käsk sulges Iraani lääneosa õhuruumi ja halvas praktiliselt kõik lennujaamad, välja arvatud piiratud erandiga Mashhadi lennujaamas, et palverändurid saaksid tagasi pöörduda. Kui riik sulgeb sõjalise kriisi ajal oma õhuruumi, on sõnum selge. Valitsus kardab uusi rünnakuid, et kaitsta tundlikke marsruute ja püüab vältida, et tsiviillennukid satuksid kontrolli alt väljuva eskalatsiooni keskele. See otsus paljastas Teherani hirmu ulatuse. Iraani režiim lassi rakette, et näidata jõudu, kuid pidi omaenda õhuruumi sulgema, et takistada Iisraeli vastusel uusi võimalusi leida. Kui Iraani propaganda räägib vastupanust, siis tsiviillennundus ja lennujaamad on suletud ning riik käitub nagu keegi, kes ootab järgmist lööki. Rahvas tunneb esimesena sõjalise avantüüri hinda, sest tavaline inimene jääb ilma lendudeta ja ilma kindluseta ja teadmata, kas järgmine plahvatus toimub baasis, tehases või mõne olulise linna lähedal. Trump sekkus kriisi, et püüda takistada avatud piirkondlikku sõda. Ameerika Ühendriikide president palus Iisraelil ja Iraanil viivitamatult tulistamine lõpetada ning kinnitas, et mõlemad pooled otsivad kohest relvarahu. Trump püüdis takistada Netanyahul vastust veelgi kõrgemale tasemele viia, andmata Iraanile eeliseid. Valge Maja jaoks oleks Iraani režiimil provotseerida laskmine ilma vastuseta mürkuse märk, kuid piiranguteta eskalatsiooni lubamine võiks samuti kogu piirkonna konflikti paisata. Kallim, pikem ja raskemini kontrollitav. Netanyahu jäi surve keskmesse, sest Iisrael soovis vastuse jõudu säilitada. Vastus. Iisraeli võimud andsid mõista, et riik on valmis jätkama operatsioone nii kaua kui vaja. Sealhulgas taastatud Iraani õhutõrjesüsteemide ja raketiprogrammiga seotud sihtmärkide vastu. Pärast Ameerika survet andis Iisrael samuti märku rünnakute peatamisest Iraani vastu, kuid säilitas õiguse reageerida, kui Teheran või tema liitlased peaksid uuesti ründama. Tegelikult ei päästnud Trump Iraani. Ta hoidis plahvatuse ulatust kontrolli all, et säilitada poliitilist kontrolli. Kas Liibanon jäi selle süsteemi kõige tundlikumaks punktiks? Iisrael suurendas rünnakuid Hezbollah'ga seotud piirkondade vastu riigi lõunaosas ja Beiruti ümbruses, käsitledes Iraani-meelset relvarühmitust otsese ohuna. Hezbollah ründas Iisraeli vägesid ja seisis vastu igasugusele osalisele relvarahule. Kuigi Iisrael väitis, et kampaaniat Liibanonis ei tohiks automaatselt segada Iraani teemaliste kõnelustega, on see just see, mis toimub. Teheran püüab kasutada Liibanoni poliitilise kilbina. Kui Iisrael ründab Hezbollah, vastab Iraan rakettidega ja püüab muuta selle relvarühmituse ettekäändeks kogu piirkonna üleskütmiseks. Probleem Iraani režiimi jaoks on see, et see strateegia paljastab ka nende sõltuvuse relvastatud liitlastest väljaspool oma piire. Hezbollah Liibanonis, Hutid Jeemenis ja teised Teheraniga seotud rühmitused toimivad survevahenditena Iisraeli vastu.
aga kui need rühmitused tegutsema hakkavad, saab Iisrael õigustuse tugevamalt rünnata. Ameerika Ühendriigid astuvad läbirääkimistesse suurema mõjuga ning Iraani hakatakse nägema kui piirkondliku kaose keskpunkti. Merel tekkis veel üks häiresignaal. Omaani lähedal süttis tanker umbes 15 meremiili kaugusel Masira saarest, mis viis meeskonna evakueerimiseni ning Omaani ja India võimude reageerimiseni. Põhjus on endiselt uurimisel, kuid tulekahju puhkemise hetk tekitas kohe kahtlusi. Sest piirkonnas valitses juba ähvardav õhkkond, kus Iraan ja tema liitlased kasutasid mereteid survevahendina. Isegi ilma ametliku kinnituse või süüdlaseta näitab see juhtum, kuidas iga tulekahju selles piirkonnas merel muutub ohumärgiks laevandusele, energiale ja kaubandusele. Houtid tõstsid samuti pinget. Iraani toetatud rühmitus teatas, et ründas Iisraeli ning hakkab edaspidi käsitlema Iisraeli mereliikumisi kui sõjalisi sihtmärke. See ähvardus ei blokeeri automaatselt kogu ülemaailmset kaubandust, kuid hirmutab ettevõtteid, kindlustusandjaid ja operaatoreid, sest Houthid on varem kriisi teistes etappides sihtmärkidega eksinud või neid laiendanud. Saudi Araabia pidi samuti paanikaga toime tulema pärast teateid häire kohta, mis puudutas prints Sultani õhuväebaasi. Saudi Araabia valitsus eitas, et õhuväebaas oleks olnud otsene sihtmärk. Nad seostasid häiret Jeemenist tulnud raketi väljalaskmisega, mis väidetavalt kadus Saudi Araabia piiri lähedal. Selle detaili tähtsus seisneb doominoefektis, isegi kui rünnakut ei kinnitata. Juba ainuüksi võimalus, et Saudi Araabia baas võib sattuda sihikule, näitab, et kriis ei piirdu enam ainult Iisraeli ja Iraaniga. See puudutab Pärsia lahte, Punast merd, Liibanoni, Jeemenit ja marsruute, mida kasutavad paljud riigid. Siit alates peab Iisrael jätkama surve avaldamist Hezbollah'le Liibanonis, sest peab seda relvarühmitust otseseks ohuks põhjapiiril. Iraan püüab seda pausi esitleda võiduna, kuid lendude peatamine näitab, et režiim ootab endiselt uusi lööke, kui peaks tulema uus provokatsioon. Trump peaks jätkama Ameerika Ühendriikide diplomaatilise jõu kasutamist, et takistada kriisil segamast. Suurem kokkulepe Teheraniga, ilma et Iraan saaks muuta raketid, relvarühmitused ja merelised ähvardused väljapressimise vahenditeks. Olukord püsib ebastabiilsena, sest iga rinne toidab teist. Rünnak Liibanonis võib pöörata Iraani raketid Iisraeli vastu. Jeemeni raketid võivad põhjustada häire Saudi Araabias. Omaa lähedal põlev laev võib panna mereturu valvelolekusse. Tühistatud lend Iraanis võib viidata uue rünnaku kartusele. Järgmise etapi otsustab see, kui suur on ameeriklaste surve Netanyahule. Teherani julguse eest jätkata provotseerimist ning Houtide ja Hezbollah võime eest tõmmata piirkond uude rünnakute vooru. Mina olen Milson Alvese Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis tõega. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, nii saad olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alvese Global.